Hiidlaste koostöökogu kokkukutsumine toimus aastal 2006 ja päris kiire aeg oli, sellepärast et oli vaja saada kokku organisatsioonide inimesest kõigist 3 sektorist, avalikust sektorist, ettevõtlussektorist ja mittetulundussektorist, et luua üks koostööorganisatsioon, mis teeks omavahel koostööd ja tegeleks siis sellega altpoolt üles, et vaadata, mis Hiiumaal võiks teha paremini, et me oleksime siin saare peal kõik õnnelikumad. Nii et see kokkumäng oli päris keeruline alguses, aga õnneks alati päästavad olukordadest välja head inimesed ja neid häid inimesi meil oli. Hiidlaste koostöökogu on üks 26 liidertegevusgrupist Eestis ja nagu teised liidertegevusgrupid, nii ka meie oleme olnud siis see vahelüli, kes aitab piirkonda tuua siis liidertoetusi. Ehk siis meie ettevõtjad, mittetulundusühingud ja ka omavalitsus on saanud meilt tuge küsida. Et see on see, mida kõik liidertegevusgrupid teevad. Hiidlaste koostöökogu on lisaks sellele siis toetanud ka veel üritusi ja tegevusi, mida ta otseselt kohustusena ei peakski tegema. Aga võib-olla siin tahaks ikkagi esile tõsta mitte niivõrd seda organisatsiooni, vaid neid inimesi, kes seda organisatsiooni vedasid. Et päris alguses oli meil Illar Eller, oli Lii Johanson, kes väga aktiivselt lõid selle organisatsiooni käima. Ja väga pikka aega oli tegevjuhina tööl Reet Kokovkin. Ja Reet ei unustanud mitte kunagi ära mainimast, aga Hiidlaste koostöökogu arvamus on see, aga Hiidlaste koostöökogus on olla uhke ja hää. Et see on nagu väga tore olnud. Ja muidugi praegune tegevuskeskuse juht Ilmi Aksli, kes on olnud siin ka varem tööl, et Ilmi võimekus ja positiivne suhtumine kõigesse on kindlasti väga-väga vajalikud, et kõike seda siin toimetada, ellu viia ja toetada Hiiumaa arenguid. Aga suurematest projektidest, mis meie taotlejad on ellu viinud ja kus on siis meie oleme nõu ja jõuga ka juures olnud, see on näiteks Vaemla tootearenduskeskus. See oli üks suurem projekt, siis võib-olla Hiiumaa köök ja pagar uuendas oma tootmishooneid. Et seal me saime olla oma osaga abiks ja näiteks ka miks mitte Kärdla Nukuteater oli üks suuremaid niisuguseid objekte, kuhu liidertoetus läks. Aga ka loomulikult meie külamajad ehk siis tegelikult külaseltsid. Meie aktiivsed külaseltsid on saanud tulla toetusi küsima ja saanud mitmed külamajad korda, mis on nüüd täis tegevusi ja elu. Selle organisatsiooni kõige tugevam koht on tema liikmeskond. Ja kui me alustasime, oli neid märksa vähem. Muidugi on siin liikumist olnud, et on juurde tuldud, on ära mindud, aga see arv, et täna on meil liikmeid 89, see on Hiiumaa kohta väga tugev saavutus. Ja ma väga-väga loodan, et me suudame nende liikmete heaks üht-teist pakkuda. Ja samas see dialoog liikmete ja tegevuskeskuse vahel on päris tõhus. Et liikmeskond tahan kiita, et ta on olemas, et ta on elujõuline ja oleme koos.